Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's at 9:15 for a while. Sunrise, sunrise, never something I could hide, but the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, to you. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. And I said, ooh, to you. Now the night will throw its cover down on me again. Ooh, and if I'm right, it's the only way to bring me back. To you. To you. Aitäh teile! Tervist! Nagu kuulsite, siis päike on meil siin tõusnud. Tere, head vaatajad! Alustame otseülekandega Tööandjate Majast konkursi Praktikum Laude konkursi tunnustamisürituselt. Mina olen Frans Malmsten, ma olen Tallinna Ülikooli väga praktilise eriala üliõpilane ning mul on suur au tänast päeva juhtida. Juba 6. aastat korraldab Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning Haridus- ja Noorteametiga parimate praktikantide konkurssi Praktikum Laude. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning praktikantide juhendajate õppimisvõimalusi toetab Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor. Täna teeme teatavaks konkursi Praktikum Laude tulemused ja tunnustame parimatest parimaid praktikante 4 kategoorias. Parim praktikant kutsehariduses, töökohapõhises õppes, kõrghariduses ja välistudengite kategoorias. Samuti auhindame publikul lemmikut ja kuulame nõuandeid, kuidas silmapaistvate tulemusteni jõuda. Muusikaliste vahepalade eest kannab hoolt duo Kukk Nurmsaar. Läheme tseremooniaga edasi. Mul on au anda sõna Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhile Arto Aasale. Palun! Aitäh! Tere päevast! Tere tulemast Tööandjate Keskliidu majja. Rõõm on näha, et meiega on minister, aga väga hea meel näha, et meiega on ka paljud tublid praktikandid ja nende juhendajad. Need, kes ei ole Tööandjate Keskliidu majas enne käinud,
mõne sõnaga meist. Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti vanim ja mõjukaim ettevõtlusorganisatsioon. Me esindame suurt osa Eesti majandusest, üle 250 000 töötaja, üle 2000 ettevõtte on siia selle katuse alla koondunud ja me esindame tõepoolest kõiki olulisemaid majandusvaldkondi ja meile läheb väga korda see, mis toimub Eesti majanduses ja see sõltub väga palju Eesti inimestest. Õigupoolest meie majanduse ja ühiskonna käekäik sõltubki sellest, kui haritud, nutikad ja töökad on Eesti inimesed. Miks me korraldame seda konkursi ja juba 6. aastat? Sest nagu öeldud, me oleme hariduse usku, ma usun nii tööandjate organisatsioonis kui ka tegelikult Eesti riik on hariduse usku ja hea haridus ei ole ainult teooria, see on ka praktilised oskused ja sellepärast ka see konkurss, sest me usume, et hea haridus kinnistub ja tugevneb just praktika käigus, see on oluline osa erialasest väljaõppest ja me soovime, et see mõtteviis saaks väga paljudele noortele omaseks ja tegelikult soovime seda mõtteviisi ka tööandjate seas levitada. Ja meie soov ongi tähtsustada noorte hulgas praktikat kui olulist sammu karjääriredelil, samuti soovime tunnustada praktika juhendajate head tööd, sellepärast et ka hea praktika kusagil üksinda nurgas ei õnnestu, selleks on vaja juhendajaid, see on ka neile tükk tööd ja pealehakkamist ja ka nemad väärivad seda tunnustust. Ja nagu öeldud, me teeme seda projekti koos paljude partneritega ja ka tänased parimad saavad auhinnad siis Tööandjate Keskliidult, Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Haridus- ja Noorteametilt ja ESF-ilt. Ja parimatele praktikajuhendajatele annab auhinnad Ettevõtluskõrgkool Mainor. Aga loomulikult kõik, kes on täna siin ja kõik, kes osalesid, saavad au ja kuulsuse osaks pealekauba. Sel aastal kandideeris 46 inimest, kõige rohkem kõrghariduse valdkonnas, ja valdkondadest oli enim praktikante esitatud ehitussektori ettevõtetes ja meditsiinivaldkonnas. Konkurss lõpeb sellega, konkurss käib siis 4 kategoorias, anname välja parimatele auhinnad kutseõppes, töökohapõhises õppes, kõrghariduses ja ka parimale välistudengile, sest ka vähemalt Tööandjate Keskliidu arvates, tööandjate ettevõtjate arvates on välistudengid ülioluline osa Eesti haridussüsteemist, ülioluline osa ka meie tööjõust. Need on parimad talendid, keda Eesti peaks siia meelitama ja kellel on palju anda. Ja ka rahvas sai valida seekord nagu varasemalt oma lemmiku ja on päris muljetavaldav näha, et meie Facebooki kodulehel sai võitja peaaegu 1100 häält ja tema nime siis kuulete ka õige pea. Konkursi võitjad selgitas välja hindamiskomisjon, mis koosnes siis Tööandjate Keskliidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest. Praktika või töökohapõhise õppe läbi viinud organisatsioon andis kandidaadile oma hinnangu, hindamiskomisjoni liikmed vaatasid need ankeedid läbi ja hindasid siis praktikandi õppimisvõimet, õppimisvalmidust ja erialast arengut selle praktika käigus. Ja sel aastal erandkorras anname ühes kategoorias välja isegi 2 auhinda, sest võitjad olid väga võrdväärsed. Ja lõpetuseks, mis nendest ankeetidest ja tööandjate tagasisidest veel välja tuli ja koorus, on ainult sellised positiivsed noodid. Öeldakse, et praktikantidest on reaalne kasu, et see ei ole mingi näitemäng või mingi lihtsalt show linnukese pärast, et nad tõid meeskondadesse uusi teadmisi, elavdasid meeskonda, õpetasid oma kolleege ja ka teisi praktikante ja tegid loomulikult ära suure hulga vajalikku tööd ja paljud neist said juba ka tööpakkumise või kutse naasta praktikale järgmisel aastal, nii et igati head tulemused. Ja lõpetuseks veel kõikidele praktikantidele, kes meid kuulavad, et sõltumata sellest, kas te täna olete võitjad või mitte, te igal juhul tööturu mõttes, oma hariduse mõttes olete võitjate hulgas, te olete ühe sammu oma konkurentidest ees, sest teil on kogemus, mida tööturul väga hinnatakse. Nii et veel kord suur tänu kandideerimas, suur tänu kõikidele praktikantidele, juhendajatele ja nautigem tänast tseremooniat. Aitäh! Aitäh! Suur tänu! Palun lavale Eesti haridus- ja teadusministri proua Liina Kersna. Palun! Aitäh! Tere!
Austatud praktikandid, praktikajuhendajad, Tööandjate Keskliidu esindaja, Mainori kõrgkooli esindaja. Väga suur rõõm on teiega täna jagada hästi korda läinud tegevusest saadud nagu head tunnet. Ma arvan, et see on üks elu parimaid tundeid üldse, kui me oleme midagi teinud ja see, mis me oleme teinud, on tulnud hästi välja. See on hea tunne ja mul on hea meel seda täna teiega jagada. Eelmisel nädalal valitsus kinnitas hariduse arengukava ja sellel arengukaval on 3 suuremat strateegilist eesmärki ja üks nendest eesmärkidest on see, et haridus peaks rohkem koos käima tööjõu vajadustega, ettevõtjate ootustega. Ja selle poole me kindlasti ka liigume. Maailma majandusfoorumi tuleviku töö aruandes on kirjas, et aastaks 2025 tänu tehnoloogia kasutuselevõtule kaob maailmas 75 miljonit töökohta. Aga tänu tehnoloogia kasutuselevõtule tuleb juurde 133 miljonit töökohta. Ja need ei ole sellised töökohad, mis on meie sellised tavapärased töökohad. Need töökohad nõuavad uusi oskusi, uusi teadmisi. Mida me täna teame? Me saame toetuda OSKA tulevikuoskuste raportile, mis ütleb, et tulevikus on hästi oluline koostöö ja meeskonnaoskus, on väga oluline õppimisoskus, kriitilise mõtlemise oskus ja just neid oskusi lasebki praktika väga hästi arendada. Ja praktika on minu meelest suurepärane õppimise viis, sest ta on kõigile osapooltele väga kasulik. Kindlasti on ta kasulik praktikandile endale, sest praktika on tõe kriteerium ja praktika kaudu tuleb välja see, kas see eriala, mida te olete õppinud, kas see tegelikult ka teile sobib või ei sobi. Mõlemad vastused on väga head. Kui sobib, on väga hea seda teada, aga ka see on väga oluline, kui praktika käigus tuleb välja, et tegelikult see eriala teile hoopiski ei sobi. Siis kindlasti on praktika väga oluline ka ettevõtjale. Nii nagu Arto Aas enne ütles, praktikant toob ettevõttesse või organisatsiooni värsket teadmist, kõige sellist värskemat teaduslikku teadmist, mida koolides õpetatakse noortele. Ja sellest on kindlasti tööandjatele palju kasu. Lisaks kindlasti tööandjad saavad olukorras, kus meil on tööjõupuudus, meil on 60 000 töökätt Eesti riigis puudu, läbi praktika või läbi õnnestunud praktika saavad ettevõtjad konkurentsieelise, sest et neil on võimalus kohe kontakti saada väga hea tuleviku töötajaga. Ja teada on, et tõesti pärast praktikat ju väga paljud praktikandid ka tööle kutsutakse. Ja kindlasti on praktika hästi oluline ka kooli jaoks, sest kool saab otsest tagasisidet, kas see, mida koolis õpetatakse, kas see vastab tööandjate ootustele, kas see, mida klassitunnis on õpetatud, kas seda päriselt saab rakendada tööandja juures. Nii et praktika on kindlasti kõigile osapooltele äärmiselt oluline. Kui me vaatame uuringuid, siis üliõpilastest ütlevad pooled, et nad tegelikult oleks tahtnud oma õpingutes saada rohkem praktikat. Samas kui kutsekoolides 3/4 õpilastest ütleb, et praktikat nad said nii palju, mis neile sobis või meeldis, et see oli nende ootuspärane. Ja lausa 81% praktikantidest hindas oma juhendajaid ettevõtetes või organisatsioonides väga kõrgelt. Ja see on suur tunnustus ka nendele ettevõtjatele, kes praktikante vastu võtavad. Nii et väga suur tänu ja suur kummardus kõigi noorte ees, kes on teinud suurepärast praktikatööd ja aidanud seeläbi ettevõtetel areneda, leida häid töötajaid. See on hästi oluline ja samas kindlasti on see andnud
praktikantidele sellise isikliku arengus ka suure hüppe edasi. Ma väga tänan Tööandjate Keskliitu, kes juba tõesti 6. aastat tunnustab praktikante, tõstab neid esile. See on hästi oluline, sest praktika, nagu ma ütlesin, on tõe kriteerium ja väga oluline osa õppimisest. Suur tänu kõigile, suur tänu ja palju õnne praktika cum laude auhinna saajatele, kes siis õige pea selguvad. Aitäh! Aitäh! Oleme jõudmas väga lähedale auhindade üleandmisele, kuid enne veel palun lavale Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori rektori härra Mait Rungi. Palun! Aitäh! Hea minister, Tööandjate Keskliit, praktikud, sõbrad, kolleegid. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on rakenduskõrgkool ja meil on väga oluline õppepraktilisus. Seetõttu me ei saa kuidagi läbi ilma praktikata meie õppes, sest praktikas saavad kokku teatavasti kõrgkool, õppeasutus ja ettevõte. Kool annab teadmised ja oskused ning ettevõte annab võimaluse nende rakendamiseks reaalses tööolukorras. Selle toimimiseks on oluline mõlema osapoole tahe, tugi ja juhendamine. Ilma selleta ei saa kuidagi. Meie õppest, meie koolis moodustab olulise osa praktika. Üliõpilastele vahendatakse praktikakohti, toimuvad ekskursioonid ettevõtetesse, töövarjutamised ja erialaõppes on meil suur osa õppejõududest praktikud. Ja õppeprotsessis väga palju praktilisi tegevusi. Kursuse ja lõputööde teemad on meil samuti pärit sageli ettevõtetest ja on oma olemuselt seetõttu väga praktilised. Seda kõike me teeme koostöös Ülemiste Cityga. Tööandjate panus praktikakohtade loomisel on väga oluline. Mitte kõik ettevõtted ei panusta praktika loomisse võrdsel määral ega loo võrdsel määral praktikakohti, siis see nõuab neilt tegelikult lisaressursse, nõuab praktika süsteemse läbiviimiseks, on vajalik täiendavad pingutused ettevõtte poolt. Kuid näha tuleb ka süsteemi või mündi teist poolt. Ja mündi teiseks pooleks on see, et kui teile tuleb praktikale õppur, siis aitab see teil tulevast tööjõuga, varustatusega paremini hakkama saada, aitab neil kiiremat tööle asumist, aitab teid abi asendamistel, eriti suveperioodidel ja loomulikult kasvatada võrgustikku. Mõned ettevõtted teevad seda veelgi suuremal määral. Nad pakuvad praktikakohti välisõppuritele ja rakendavad töökohapõhist õpet. Eesti Ettevõtluskõrgkool peab oluliseks ja rakendab ühe esimese kõrgkoolina Eestis töökohapõhist õpipoisiõpet Viljandis Cleveroni akadeemias ja väga laialdaselt kõigis õppes praktikat. Ja seda kõike koostöös Ülemiste Cityga. Seetõttu on meil kõrgkoolina väga hea meel aidata kaasa ja panna välja auhindasid teistele praktika panustajatele ja juhendajatele, kellele me oleme välja pannud kinkekoti koos meie avatud kõrgkooli koolitusvõimalustega ja auhindadega. Et tubli töö teile kõigile, aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd auhindade üleandmiseks lavale Mait Rungi kõrvale veel haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa. Parim praktikant kutsehariduses. Praktikant seadis üles ja installeeris kogu vajaliku testsüsteemi riist ja tarkvara ning dokumenteeris tehtud sammud. Ta koostas arendajatele töökäske ning kirjutas saadud teadmiste baasil kasutajajuhendeid ning ajastas analüüsidokumente. Praktikant haaras kõiki teadmisi, rolle ja olukordi väga kiiresti, nagu oleks ta olnud kogenud töötaja. Ta suutis palju enamut, kui praktikaülesanne ette nägi ja täitis vastavalt vajadusele ka testija, analüütiku ning tarneinseneri ülesandeid. Praktikandile tehti tööpakkumine, millest ta ei saanud keelduda.
Praktikant õpib Tallinna Tööstushariduskeskuses noorem tarkvara arendajaks ja oli praktikal Küberneetika aktsiaseltsis. Parim praktikant kutsehariduses on Piret Puldas. Ma palun lavale ka Piret Puldase praktikajuhendaja Olle Tischleri ja Küberneetika aktsiaseltsist ja Madis Lokotar Tallinna Tööstushariduskeskusest. Palju õnne. Ja palun jääda siia. Et saaks kõik korralikult. No nii, nüüd tuli õige. Ja palju. Palun. Nii. Ja, palun siia. See on järgmine. Ei, see on töökoha pool. Ja palun teil ka siia. Ja teeme ühe pildi ka. Aga samamoodi augud ka. Aitäh, suur tänu teile. Järgmise auhinna juurde. Parim praktikant töökohapõhises õppes. Praktikandi praktikaülesanded olid sise- ja välisseinte puitkarkassi paigaldus, kips- ja OSB plaatide paigaldus, akende paigaldus, tuuletõkke kipsi välisroovituse ja laudise paigaldus. Praktikant sai kõige eelnevaga suurepäraselt hakkama. Tegi oma tööd iseseisvalt ja oli ka meeskonnaliikmena väga hea töötaja. Ta oskas oma tööd ette planeerida ning tööülesannete täitmiseks vajalikku lisainfot hankida. Vajadusel suhtles ta ka inglise keeles tellijatega ja objektil olevate teiste firmadega. Praktikant oli rahuliku suhtumisega ja hea pingetaluvusega ning alati rõõmsameelne ja abivalmis. Parim praktikant töökohapõhises õppes õpib Tallinna Ehituskoolis, ehituspuussepa erialal ja sooritas töökohapõhise õppes ette nähtud praktika EFC Norge aktsiaseltsis, mis on ka nüüdseks praktikandi töökoht. Parim praktikant töökohapõhises õppes on Anatoli Smorodin. Anatoli ja tema töökohapoolne juhendaja Reimo Tiitso on ise Norras tööobjektil, mis tõttu võtab nii Anatoli kui ka tema töökohapoolse juhendaja nimel auhinna vastu EFC Norge operatiivjuht Rain Rõngelepp ja Priit Valge Tallinna Ehituskoolist. Palun. Palju õnne ja teeme ühe ilusa pildi. Aitäh teile! Parim praktikant kõrghariduses. Sel aastal jagavad kõrghariduse kategoorias parima praktikandi tiitlit 2 üliõpilast. Neist esimene sooritas Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse 3. kursuse tudengina praktika Verston OÜs. Praktikant oli Verstonis praktikal juba 2 aastat. Tänavu sooritas praktikant tööde juhtimise praktikat Tallinna lennujaama lennuliiklusalal laiendusel. Praktikant vastutas konkreetsete teelõikude teostamise eest ja juhtis ka 3-4 meeskonnaliikme tööd. Lisaks eelmisel aastal ilmutatud vastutustundele tõestas praktikant tänavu ka oma head suhtlus- ja koostööoskust ning tugevat juhtimispotentsiaali. Praktikant näitas pidevalt üles sügavat huvi tee-ehituse vastu ja tal oli alati oma nägevus ja ideed, kuidas midagi teostada või probleeme lahendada. Verstonis rõõmustati praktikandi üle väga ja tal on põhjus oodata ettepanekut töölepingu sõlmimiseks. Teine praktikant sooritas Tallinna Tervishoiukõrgkooli farmatseudi erialal 3. kursuse tudengina praktika lennujaama apteek OÜs. Tema ülesanneteks oli ravimite ja teiste apteegikaupade käitlemine, retsepti- ja käsimüügiravimite väljastamisel patsiendi vajaduste väljaselgitamine ja individuaalne nõustamine.
Kolleegid leiavad, et praktikant on väga tubli ja innukas apteeker, väga hea suhtleja, kena ja hooliv. Praktikandi erialateadmised olid praktikal asudes väga mitmekesised ja igal vabal hetkel õppis ta midagi juurde, näiteks ka vene keelt. Praktikant kuulas hoolsalt ja huviga vanemate kolleegide nõuandeid ning rakendas neid võimalusel patsienti nõustades. Parimad praktikandid kõrghariduses on Rauno Sepp ja Kaisa Mumma. Palju õnne! Palun lavale ka mõlema praktikajuhendajad. Rauno juhendaja Magnus Martinson Verston OÜ-st, Kaisa juhendaja Leelo Kõiv lennujaama apteek OÜ-st ja Lilian Ruuben Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Aitäh teile! Palju õnne! Nüüd asume parima praktikandi välistudengite kategoorias juurde. Parim välistudengist praktikant õpib Tartu Ülikoolis keemiat ja materjaliteadust ning sooritas praktika Ericsson Eesti aktsiaseltsis, kus ta osales mitmete arendus- ja eeltöötluse projektide elluviimisel. Näiteks uuris ja määratles ta nõudeid toote disainile, tootmisprotsessile ja seadmetele. Põhiliselt osales ta globaalsetes arenduseelsetes uuringutes ja kohalike projektide nõuete analüüsis. Keemiaüliõpilasena sai ta kasutada oma varasemat laborikogemust ning võttis projektis suure vastutuse. Kogu praktika vältel saavutas ta erakordseid tulemusi, panustas rohkem kui talle usaldatud ning oli oma ülesannete täitmises õigeaegne. Parim praktikant välistudengite kategoorias on Amina Alimbekova. Palun lavale ka juhendajad Udayan Patankar Ericsson Eesti aktsiaseltsist ja Nadezhda Kongi Tartu Ülikoolist. Nadezhdat täna kahjuks ei ole. Aitäh, palju õnne teile! Praktikum laude Facebooki publikulemmik. Oluline ja alati menukas koht praktikum laude konkursil on ka Facebooki hääletusel, kus rahvas saab hääletada oma lemmiku kandidaadi poolt. Tänavust publikulemmikut toetas lausa 1092 inimest. Praktikant õpib töökohapõhises õppes õhusõiduki hooldustehnikuks, mis tähendab, et suure osa õhusõiduki saladustest saab ta teada otse töökohalt, Magnetic MRO-s ja ülejäänud Eesti Lennundusakadeemias. Praktikandi ülesanneteks praktika käigus oli igapäevaste õhusõiduki hooldustööde läbiviimise põhimõtete õppimine, insenertehniliste andmete lugemine, õhusõiduki hooldus- ja remonttööde teostamiseks kasutatavate materjalide ehituslike omaduste õppimine, õhusõiduki hooldamiseks vaja minevate mõõte- ja riistseadmete kasutama õppimine. Praktikant on äärmiselt pühendunud nii õppes kui ka töökohapõhises praktikas. Vaatamata eelnevale lennunduskogemuse puudumisele suutis ta lühikese ajaga üles näidata huvi ning pühendumust. Praktikum laude publiku lemmiku tiitli pälvis Magnetic MRO praktikant Martin Paberit. Palju õnne! Suur tänu! Ja nüüd ma palun meie auhinnaandjaid oma kohtadele, sest et nüüd tuleb meile väike muusikaline vahepala, duo Kukk Nurmsaarelt.
küll oleks hea, kui kõike teaks sinust ma. Ma küsiks vaid üht ainust vaid sinu käest. Sinuga koos ma tunnen päikest ja kuud, sinuga koos ei taha midagi muud. Sinuga koos mul on hea, kui näen sind tulemas. Mul on hea, kui tean, et oled olemas. Mul on hea. Su naeratus ja puudutus on kõik, mis vajan ma. Muud ma ei tea, kui tuled sa. Mul on nii hea. Sinuga koos ma tunnen päikest ja kuud, sinuga koos ei taha midagi muud. Sinuga koos mul on hea, kui näen sind tulemas. Mul on hea, kui tean, et oled olemas. Mul on nii hea, kui näen sind tulemas. Mul on nii hea, kui tean, et oled olemas. Mul on nii hea. Sinuga koos tanne päikest ja kuud, sinuga koos ei taha midagi muud. Sinuga koos mul on hea, kui näen sind tulemas. Mul on hea, kui tean, et oled olemas. Mul on nii hea, kui näen sind tulemas. Küll oleks hea, kui kõike teaks. Aitäh! Parafraseerides esimesi lauseid, küll oleks hea, kui kõike praktikas teaks ma. Nüüd palungi lavale Piret, Rauno, Kaisa, Amina ja Martin, et neilt küsida küsimusi, kuidas saada parimatest parimateks. Kuidas võtta õppekavas ette nähtud praktikast maksimumi? Palun teid siia. Nii, alustame siis sinust, saad mul kõige lähemal. Kas praktikakoha leidmine oli sinu jaoks raske või lihtne või keeruline, mis selleks teha tuli? Kuna mina õppisin siis töökohapõhises õppes, siis minu puhul oli see nii, et ma otsisin kõigepealt töökohta endale ja juhtus niimoodi, et leidus selline õppeprogramm Magnetic MRO ja Lennuakadeemia koostöös, kus oli nii minu tulevane töökoht kui praktika juba nii-öelda ühendatud. Väga hea. Ja kuidas võite mikrofoni anda edasi? Kuidas teil? Ei tea. Ise tuli minu juurde. No see on kõige lihtsam, kõige parem. Väga palju otsima. Ja kuidas teil?
ega ei olnud suurt raskusi selle otsimisega, kuna praktika tuleb ka kooli poolt, siis selle jaoks on suured eeldused juba. Võite mikrofoni edasi anda. Minul oli päris keeruline, kuna paljud ettevõtted soovi peale lihtsalt kas ei vastanud või siis neil olid praktikaperioodid mingitel teistel aegadel ja ei saanud nende juurde minna. Aga jah, lõpuks siis tuttavad soovitasid. Läbi tuttavate abis? Jah, tuttavad soovitasid küberneetikat, siis sinna ma läksin. Ehk siis tuleb leida häid tuttavaid igas valdkonnas? Just, jah. Ja teil? Jah, minu eesti keelt ei ole hea, aga minu praktika oli normaalselt ja Väga ilus eesti keel, peaks ütlema. aitäh. Järgmine küsimus. Mida praktika ajal õppisite? Mis tuli teile kasuks? Mida te võib-olla ei oleks koolist saanud, aga saite just praktikas? No lennukid on keerulised masinad ja seda teoorias selgeks ei õpi, nii et päris palju uusi teadmisi tuli ikkagi praktika käigus ja kuna lennukid on erinevad, siis oma ehituselt, siis erinevatel tüüpide kohta tuli erinevat uut infot, mida nii-öelda teooriatunnis ei olegi õppinud. Et koolis õppides tegelikult see on väga väike osa. Et kui praktikal oled, siis sa saad aru, et see valdkond või see eriala on palju nagu sügavam ja palju laiem ja inimesed on väga erinevad. Et kohanemisvõime on väga oluline. Lisaks on ka siis, et kuna ehitussektor on kindlasti meeskonnasport, siis suhtlusoskust tuli kindlasti arendada. Ja nii ongi. Ma ütleks, et kui koolis saab sellise baasi siis praktikale minekuks, siis praktikal sa õpid ikkagi detailsemalt oma ala siis tegema. Et sa õpid kõike, aga palju detailsemalt, kui nagu koolis sai. See on väga hea. Jah. Can you please repeat the question? Yeah, so what did you study while being on the practice? Yeah. Training? Yeah, so because my studies and in the university and on the workplace, they were connected through material science. So I studied a lot about the materials used in electronics. Yeah. Thank you. Ja nüüd viimane küsimus. Kuidas saada parimatest parimaks praktikandiks? Mis teid selleni võis viia? Mis te ise arvate? No kindlasti endal peab olema suur huvi asja vastu ja pealehakkamist küsida ja veel kord küsida. Kui midagi jääb arusaamatuks, midagi huvitab, küsida ja näidata huvi ülesse. Ja ma ütlen ka, et alati küsida, isegi kui ei julge, tuleb ikka küsida ja siis võib-olla leida enda jaoks ka nagu selline hea nurk, kuidas nagu endas seda huvi veel arendada ja muuta enda jaoks veel huvitavamaks seda eriala. Kindlasti on vaja kohusetundlikkust ja innukust. See eriala peab siiski huvitama, et sa saaksid selles ise edasi areneda. Mina ütleks omast kogemusest, et kõik ülesanded, mis sulle antakse, võta vastu ja proovi, sest et sa koolis tõenäoliselt ei ole seda proovinud. Ja siis praktikal, kui sa erinevaid asju proovid, siis lõpuks sa saadki teada, mis sulle siis päriselt meeldib ja mida sa päriselt teha tahad. Et lihtsalt proovida ja kindlasti abi küsida, kui sul on seda vaja. Just. Yeah, and I also agree that you need to question and ask questions and also just start doing things for the sake of doing them and just not think that you wouldn't be fit for any of the jobs that you start. Yeah. Aitäh! Nii, et kes tahavad olla parimates parim, alustage tegemist. Nii lihtne see ongi. Ja mina soovin nüüd paluda siia ette veel meie viimaseks muusikapalaks duo Kukk ja Nurmsaar. Ja mina omalt poolt tänan kõiki vaatajaid, praktikante ja nende juhendajaid. Ma soovin teile edu õpingutes, tööpraktikal ja ilusat nädala lõppu. Aitäh teile!
algose jalamil kosk segi valgusveega, kus tõuseb hämarus kui udu kerge pilv, kus päikse paistes vesi sarnane on meega. Üht mäkki ujumas on näinud minu silm, üht mäkki ujumas on näinud minu silm. Ta kerge jalg ei puuduta veepinda, kui koselainelt tõuseb oma kivile. Ja keelda kaelas pole üldse hinda, käib lainte tantsus järgi rifilt rifile. Käib lainte tantsus järgi rifilt rifile. Siis vastu eha selgub metsa siluett. Ma märkan elu algab rohekatel vetel ja kaja puhkelt vette kukkuv kett. Üks käsi viipab seal, see pole meelepette. Üks käsi viipab seal, see pole meelepette. Ei teagi täpselt, kas on vesi või on taevas, kui koselainelt sirgun oma kivile ja ärkan üles ühes tillukeses laevas, kus ruumi on vaid meile kahele, kus ruumi on vaid meile kahele.